Tere ka minu poolt, Ergo siis minu nimi ja kui Lukas ütles, et on 2,5 nädalat olnud, siis ma olen peaaegu poole rohkem olnud selles ametis, nii et mul on juba slaidid. Sorry, Lukas. Jah, riigipilve tiim siis palus rääkida, et mis asi see RIT on, või siis, et oleks nagu pealkiri huvitavam, et siis milleks muuta toimivaid lahendusi, võiks olla kõlavam pealkiri, et ma alustan tegelikult sealt, et miks on RIT-i vaja või miks me näeme, et RIT peaks olema olemas. Ja need põhjused on siia välja toodud, et riigis kasvab tehnoloogiline võlg. Ma arvan, et kõik need, kes töötavad riigi IT-s, teavad seda üsna hästi. Kõik, kes töötavad erasektoris, teavad ka seda, et IT ja infoturbe tööjõu kompetentside defitsiit süveneb järjest. Riigi näitel siis 2021 RES-i taotlusest taodeldi juurde 300 IT-töökohta, mida teatavatel põhjustel me ei saanud, aga siiski, et see on see nagu mastaap, et kuidas see defitsiit süveneb. Valitsemisalade IT-tase on erinev, eriti siis nagu baasteenuste kvaliteedi osas, et mul on nüüd põhimõtteliselt olnud au töötada siis nagu riigi kontekstis 3 valitsemisalas, ja saan seda oma kogemusega kinnitada, et iga arvutitöökoht on ise nägu. Infoturbe riskid kasvavad ajas. Ma ei tea, kas keegi oskab seda vaidlustada või mitte, et kes tahaks vaidlustada, siis soovitan ära oodata RIA järgmise aastaraamat, et küberturbe osas, et sealt saate seda ise lugeda. Ja mis on veel oluline, siis on see, et riik on ju loonud IT-majasid ja IT-üksuseid, et nende fookus peaks olema eelkõige avalike teenuste arendamisel, mitte niivõrd siis sellel baasteenuse ülevalhoiul. Ehk siis teiste sõnadega, kui see baasteenus kokku tuua keskele, mis on hästi sarnane teenus igal ühel, et siis me saame sealt teatavaid kokkuhoidu. Ja see on ka see, nagu see stardipunkt olnud RIT-ile ja see stardipunkt on olnud juba eelmisel aastal, varsti saab sünnipäeva pidada, 25. märtsist, kui nende suurte ideedega või selliste nagu põhimõtteliste teesidega käidi valitsuses ja saadi sealt siis sellele kesketele teenustele üleminekule põhimõtteline otsus poliitilisel tasandil. Ja sealt siis maikuust alates on MKM-i tiim Siimu eestvedamisel seda RIT-i loomist ette valmistanud ja minu kaasabil siis. Ja kui mina teele läksin, siis ma sain sellise ootuse, et milline see RIT võiks olla. Õigemini ütleme siis teele läksin selles kontekstis, et kui valitsusest tuli otsus ära, et siis me rääkisime tollase asekantsleri Siimuga ja ministriga, et mis võiks olla see ootus või kuidas nemad näevad, et millest RIT koosneb, või mis seal RIT-i nagu põhiteesid võiks olla. Et sellest pildist ärge nagu väga süüvige sinna pilti, aga umbes see nii käib, et suur juht paneb teile mõtted pähe, nii toimis ka minu puhul. Et need ootused ma tooks välja 4 põhi teemana, et üks on siis pilvetehnoloogiate kasutusele võtmine senisest suuremal määral riigis ja nii ATK-s kui ka siis SPT-s. Et see on ka see, millele Lukas viitas, et me ei saa ilma pilvetehnoloogiateta või ilma pilve minemata jätkusuutlikult toimida. Et ma usun, et ka järgmine esineja seda põhjalikumalt avab, et kuidas neid pilvi siis paremini kasutusele võtta. Kliendi kogemusest lähtuvad teenused oli järgmine üks mõte või arutelupunkt, millest me rääkisime, et mis see siis on kvaliteetsed, turvalised, kaasaegsed, et siit ei tasu ära unustada seda turvalisust, et üsna tihti, kui räägitakse kliendi kogemusest, siis see turvalisus jääb natuke tahaplaanile. Et see ministeeriumi ootused on kindlasti meie töökavas üsna tugeval kohal. Läbipaistev teenuse osutamine, ehk siis, et kui me teenuseid loome, meil uue asutusena teatavate mööndustega on võimalik luua, vähemalt uuendada olemasolevaid teenuseid, et siis me teeme seda niimoodi, et need teenused saaks olema mõõdetud ja läbipaistvad hinnastatud. Sinna ma tulen ka natuke pärast tagasi. Ja seal, kus saab, seal me kasutame erasektorit, ehk et me ei ole mõeldud siis sellisena, et kõik teenused, mida me pakume, me peame ise neid osutama, vaid me vaatame, et kus me võime kasutada, kus on mõistlik kasutada, kus on otstarbekas erasektorit kasutada, et seal me siis lähme ka hankesse. Mitte küll kohe praegu, aga siis, kui me oleme piisavalt küpsed.
Et siis nagu nendest teesidest juhtuvalt panime siis RIT-i tuumiktiimiga kokku sellised tegutsemise põhimõtted, et milline see RIT siis välja paistab ja need me siis ehitasime üles sellise 3 samba peale. Ehk see esimene sammas nendest ongi väärtuse loomine kliendile, ehk me loome kliendile väärtust. Me võtame vastutuse enda teenuste pakkumise eest, arvuti töökoha eest, serverbaasteenuste eest, me kujundame need teenused koos kliendiga, mis tähendab siis seda, et mis aeglaselt rääkima, kell ei liigu üldse nii kiiresti kui tavaliselt. See vist on selle avaliku esinemise õppetund. Aga et me kujundame siis teenuseid koos kliendiga, siin on mõttes selles, et RIT-i kõrvale tekib kasutajate nõukoda, kus arutatakse läbi neid teenuseid ja antakse tagasisidet RIT-ile siis teenuste osutamise osas. Ja kasutajate nõukoda siis koosneb kasutajatest ehk siis ministeeriumi esindajatest. Analoogselt nagu on täna RTK-l. Ja sellest konkurentsivõimelisest hinnast ma juba korra ka mainisin, et üks väärtus on see, et teenused peavad olema efektiivsed ja soodsamad ka kliendi jaoks. Et kuigi me oleme rahastatud riigi poolt, siis selline nagu äri kontekstist lähtuv teenuse hinnastamine, see saab meie põhimõtetesse sisse. Teine sammas on meil turvalisuse sammas, kui keegi saab seda tööle panna. Ehk et me pakume siis teenuseid turvaliselt. Ja kuidas me seda teeme, on siis see, et me planeerime teenused elukaare põhiselt, et me proovime minna võimalikult vähe tegema selliseid ühekordseid investeeringuid. Me kontrollime oma teenuste kvaliteete, maandame riskid, ehk loome riskimaatriksid ja vastutame siis infoturbe eest oma teenuste ulatuses. Ehk et ei ole täna plaanis riigil kokku konsoleerida infoturvet, vaid just siin on mõttes selles, et need teenused, mida meie pakume, et selle infoturbe eest me ka vastutame. Et infoturbe juhid kui sellised, neid on vaja ikkagi igas majas ja igas asutuses. Ja kuna meil selles baasteenuste ulatuses see kompetentsikeskus saab olema meie käes, siis ka see kõrgetasemeline IT-teadmine peaks loomulikult koonduma meie juurde, et see siis on ka üks turvalisuse alus. Ja kolmas sammas on meil siis lahendused nii-öelda erasektor, ehk siis koostöö erasektoriga. Et nii nagu ma enne ka mainisin, siis see ootus on, et me järjest rohkem teeme koostööd erasektoriga, mis on ka loogiline, sellepärast, et riik ise ei saa olla nii paks, et kõik asju enda kõhual teha, vaid neid tuleb rohkem välja anda. Ja selleks, et saaks välja anda, siis me peame jälgima erinevaid tingimusi ja kaasa arvatud ka siis see, et meie teenused oleks võrreldavad turutingimustega, et meil on plaan siis teha enda teenuste ulatuses benchmarking, et saada aru, et kus maal me tase on, kas me oleme erasektorist kallimad või odavamad. Et kui me oleme kallimad, siis me võib ilmselgelt mingi väga tugev põhjus olema, et miks me kallimad oleme, on see siis, ma ei tea, turvalisus, julgeolek või mõni muu asi. Ja kui me nüüd teele lähme, siis me oleme nagu teele minemise põhimõtted omale kirja pannud, et kuidas me selle RIT-i siis käima saame või kuidas me seda RIT-i siis otsast tegema hakkame. On siis see, et me loome selle asutuse RIK-i baasilt, registrite infosüsteemi keskuse baasilt. Me täna juba kõik RIT-i töötajad asuvad RIK-i juures pinnal, need on 2, mina ja personalijuht, et kohe liitub ka 3. Et praegu meid on üsna väike tiim veel, aga RIK-iga on siis kokkulepet märtsis, ehk siis esimese kvartali jooksul tulevad siis RIK-i spetsialistid, kes pakuvad arvutitöö kohta serverbaasteenust meie juurde. Ja üleminek kesksetele teenustele toimub siis etapiviisiliselt, ehk me ei tee seal, et me ei võta siis nagu riigis need keskteenused korraga kokku, vaid lähme siis nagu asutushaaval üle tooma või valitsemisalade lõikes. Et sellise ületuleku kava ma näitan teile ka kohe ette. Ja üks põhimõte on see, et me korraldame koos klientidega alusteenust eelarvevajadused, ehk siis, et enne migral me vaatame üle, mis on nende eelarve seis, mis on nende teenuste seis ja vastavalt siis sellele lähme kas koos riigieelarvest lisataotlema või siis leiame mõne muu finantseerimise viisi. Aga selle mõte siis on see järgmine punkt, ehk et me
klientide seda tehnoloogilist võlga nendele uutele väljatöötatud teenustele tuua ei saa. Ja sinna on vaja siis lahendused leida. Kui teenuste portfelli korraks vaadata, siis teenuste portfell nagu hästi suures pildis kujuneb siis 4 sellisest teenuste liigist, aga siin selle slaidi nagu põhirõhk on siis selles, et meil oleks, et me nii-öelda pakume siis standardseid IT-alusteenuseid, ehk siis see rõhk on standardiseerimisel ja võimalikult väikeste erisuste loomisel, sest läbi selle me saame olla efektiivsed. Ja teenuste lõikes siis töökohateenused, serverteenused, andmekeskused ja riigipilveteenused, et see on ka see, miks me siis täna siin oleme, et riigipilv, nagu Lukas mainis, või õigemini siis, Allan mainis, on riigi poolt otsustatud välja osta ja selle haldus siis tuleb RIT üle. Ja see, mis see meie skoop on siis enam-vähem suures pildis ära toodud siin all nurgas, et 25 000 arvutitöökohta, 60 serveriruume, 1100 füüsilist serverit ja tänase viimase kaaristusega siis 118 asutust peaks olema siis konsulteerimise lõpuks meie teenuste peal. Et miks ma ütlen suures pildis on siis see, et viimane siis siuke laiapõhjaline kaaristus tehti siis 2019, kui seda IKT konsulteerimist ette valmistati. Et siis need numbrid on sealt pärit. Me oleme nad küll üle vaadanud, nad enam-vähem on samas kontekstis nagu praegugi on, nagu siin toodud on, et nad ei ole nagu väga palju muutunud. Ja teenuste portfell jaguneb meil 3 suureks tükiks. Üks on siis serveri alusteenused, siis on arvutitöökohateenused ja siis on kesksed lisateenused. Ja neid siis tuleb vaadata siit niimoodi, et need arvutitöökohateenused, et see on nagu selline täispakett, mida me pakume, et siit ei ole võimalik endale valida alamteenuste liigiti, et mingit teenust ma ei taha, näiteks kohtvõrguteenust või ATK infoturvet ma teen ise, et pigem on see niimoodi, et kui tulla ATK teenusesse, siis see on see kogu pakett, mis sa meie käest saad. Kesked lisateenused on need, mis on siis nagu vastavalt sellele asutuse vajadustele saab juurde võtta või siis ära jätta. Ja eks see kesksete lisateenuste list siis hakkab ka kasvama. Teenuse osutamise mudel on meil samamoodi välja töötatud, et ma proovin kasutada off-pointerit. Ehk et seda tuleks siis lugeda niimoodi, et kui siin üleval on kliendid meie kontekstis, või siin näites siis ministeeriumid, aga ka nende allasutused, siis siin vahepeal on infosüsteemi arenduskeskused, on nad siis tänased IT-majad või teevad siis osad ministeeriumid teevad ka ise oma arendusi, ehk siis need IT-arendusüksused on siis siin olemas ja nende ülesanne on siis hallata avalikke teenuseid ja arendada neid samamoodi. Ehk et äriteenuste arendus ja haldus, see ei ole RIT-i skoop. RIT-i skoobiks on serverite baastaristu, arvutitöökohateenus ja kõik see, mis sellega läheb, ehk siis IT-alusteenuste osutamine. See väljakutse meil on, et kuidas siis nüüd iga selle vastutusalaga see täpne vastutuspiir kokku leppida, ehk et kuna teenuste tase on erinev, teenuste sügavused on asutustes erinevad, siis see saab olema selline case-by-case põhine lähenemine, et see teenuse pakkumine oleks siis võimalikult sujuv kõikide jaoks. Praktilise poole pealt on siis meil ülemineku kava ka kokku pandud, et kuidas me nüüd jooksma hakkame või kus me siis oleme, et nagu me ütlesime, täna tegelikult oleme sellises stardipositsioonis, et me oleme siin 2020 alguses ja me toimetame siis meil on 2 suurt faasi, üks on organisatsiooni käivitamise faas ja teine siis on organisatsiooni arendamise faas. Praegu me oleme selgelt siis käivitamise faasis ja selle käivitamise faasi ma olen iseenesest löönud 2 selliseks suureks tükiks, et see töötab, millest siis esimene pool on nüüd RIT-i enda käivitamine, ehk siis see vasaktulp, ja teine pool on siis konsolideerimise käivitamine. Ja see käivitamine siis omakorda siis on nagu täna 3 suureks tükiks löödud, et on organisatsioon, ehk siis RIT kui selline, kus on 2 töötajat, et me peame selle kõigepealt tööle saama, eks, et see lõpeb siis sellega, et mis on nagu igast sellisest tutvustusest läbi tulnud küsimus, et kust teie kontor hakkab olema. Et ka see on meil vaja ära valida.
ja see on isegi suurem väljakutse, kui ma alguses eeldasin. Aga me tegeleme sellega, et see veebruariks saaks selgeks. Siis teine tükk, riigipilv, miks me siin täna oleme, on siis see sama teema, et riigipilve siis nii-öelda haldusvõimekuse loomine käib täiel pool. On käinud minu jaoks eelmise aasta juulist, Taavi Viilukase riigipilve juhi jaoks siis eelmise aasta augustist, kui ta meiega liitus. Ja täna võiks öelda, et me oleme valmis riigipilve märtsis üle võtma. Taavi räägib sellest ise siis täpsemalt. Aga jah, et seal on ka hästi palju tegevusi, et see tundub, et mis see ikka teha on, et ühed adminid asendavad teisega, siis päris nii lihtne ülesanne ei ole, et need väljakutsed on seal hästi palju. Nendega me tegeleme märtsini ja märtsist ka edasi. Ja siis on teenused, ehk siis need arvutitööga teenused, server baastaristu teenused. Et siin me siis täna lähme seda mudelit mööda, et me alustame riikiga, võtame üle siis mudeli, nii nagu seal täna kõik toimib. Siis vaatame sisse, kuidas on arvutitööga teenused ja baastaristu teenused üles ehitatud, arutame, mida peaks muutma ja loome siis selle uue siis Tubi arhitektuuri ja läheme siis seda juurutama. Et arvutitööga teenuste osas on see arhitektuuri loomise töögrupp käivitunud ja selle esimesed tööd juba toimivad. Ja seda me teeme siis kõik selleks, et siis me oleme defineerinud ametlikult, või mitte ametlikult, vaid ise välja öelnud, et pärast suvepuhkuseid olla valmis siis alustama konsolideerimistega. Ja esimese hooga siis alustame siis konsolideerimisega siis MKM-i valitsemisalast. Miks see? Teeme oma kodu kõigepealt korda ja siis läheme edasi, eks iga niisugune uus konsolideerimine on paras väljakutse, et siis on mõistlik kodus need vitsad ära saada ja siis minna teiste juurde. Ja konsolideerimise ajakava me oleme löönud siis ise ka 3 suureks plokiks, 3 käib täna kuidagi märksõnal läbi, et meil on 3 etappi. Esimene etapp, kus on fookuses siis nii-öelda IT-majata, kus täna ei ole siis riigi IT-maja valitsemisalas loodud. Võtta need kliendid ja need konsolideerida kokku. Teine etapp on, kus on fookuses siis IT-majadega kliendid, konsolideerida need ja siis 3. etappi jäävad siis jõuministeeriumid, et mis siis nii-öelda oma nendelt standard alusteenustelt on natukese teistsuguse standardiga ja ka teistsuguste nii-öelda turbenõuetega, et siis selleks hetkeks ma usun, et me oleme piisavalt luudele liha kasvatanud, et minna ja pakkuda ka neile häid teenuseid. Nagu ikka, siis kuskil peavad olema ka eesmärgid selleks aastaks, et see kogu see jutt on kokku võetud ühel slaidile, sest mida kõrgemal sa oma juttu räägid, ala ministrile, siis tal ei ole mõtet üle 3 slaidi näidata, siis läheb juba nagu see jutt võib see point ei jõua kohale, et sa pead ühe pointiga, ühe PowerPointiga oma juttu ära viimata, siis see on see, millega ma ministri juures käin või lähen. Ehk siis jah, kvartal 1, Riki tiim liitub Riti tiimiga, samamoodi riigipilvest liituvad Riti tiimiga riigipilve inimesed Riksis, riigipilve haldusvastutus tuleb esimeses kvartalis meile ja me stardime ka siis selle kasutajate nõukojaga. Kvartal 2, võtame korraks lahti andmekeskuste kontseptsiooni, arutame, et kui palju andmekeskuseid peaks olema riigis, kas nad peaks olema riigi pinnal, kas nad peaks olema erapinnal, mis see üldse see pikk vaade on, et see on niisugune nagu kontseptuaalne lähenemine andmekeskustele. Meil on plaan luua Microsoftiga partnerluskokkulepe, ehk me saaksime siis esindada võimalikult minu ambitsioonina siis tervet riiki Microsofti ees, aga ametlikult välja öeldud siis võimalikult palju asutusi ühe lepingu alt, et ideaalis, kui me hakkame arvutitöö kohta pakkuma siis kõikidele valitsemisaladele, siis tegelikult nad kõik võiks olla selle partnerlusleppe sees. Alustame riigipilv 2.0 strateegiga, ehk siis kui riigipilv on üle võetud, siis me hakkame vaatama, kuidas me siis sellega edasi läheme, et mis meil seal huvitavat saab olema. Siis praktilise poole pealt, Q3 tuleb juba niisugune igav asi, nagu Microsofti keskne litsentsitange, aga me anname aru, et see on päris suur töö. MKM-i ületulek Riti teenustele algab, ehk siis lähme konsolideerima. Ma usun, et me saame mõnest valitsemisalast, mõnest MKM-i asutusest ka esimesed õppetunnid kvartal 4,
et teha siis oma plaanidesse parandusi. Teenuste leppe uuendamine samamoodi, et kui me täna alustame riikiga, siis riik pakub juba täna hästi paljudele valitsemisaladele arutada ka teenuseid, ehk siis me need teenuslepped uuendame aasta lõpus üle, et praegu me nagu ärimaailmas teeme riikile siis allhanget, et me kohe lepinguid ei hakka seal muutma. Siis Eesti infoturbe standard, selleks ajaks ehk vastu võetud, ta küll võetakse vist vastu enne jaanipäeva, ma usun, või selle jaanipäeva kandis, et siis selle kui me teenused juba disainime juba praegu ja arvestame seal EITS-i nõuetega, siis seda nagu EITS-i rakendatavuse auditi plaanime siis teha Q4. Ja eeldatavalt siis on meil aasta lõpuks siis RIT-teenuste peal 7000 kasutajat, kui kõik jookseb nii, nagu plaan on. No vot, ja siit siis nagu tagasi tulles sinna küsimuse juurde, et milleks muuta toimivaid lahendusi, et siis, ma tean, et küsimusele ei ole viisakas küsimusega vastata, aga esimene mõte mul tekkis selle pealkirja kohe see, et et miks mitte, eks, et see seisev vesi ka hea ei ole, et ikka peab midagi alati muutma. Aga tegelikult, kui sinna natuke tagatausta vaadata või sinna sügavamale minna, et siis mul tekkis teine küsimus hoopis, et kas tänased lahendused riigis toimivad ja kas nad toimivad ka riigiüleselt, et võib-olla see on see küsimus, eks, et kui me teame, et tehnoloogiline võlg kasvab, eks ju, kui me teame, et meil on hästi palju tehnoloogilist erisust, et siis kas see on ikkagi hea riigi kontekstis hoida kõiki neid asju üleval. Et siis ma ise panin nagu enda milleks siis sellisele slaidile, et miks me seda teeme või milleks muuta üldse selline suuri asju on siis see, et selleks, et alustajate kvaliteet kasvaks. Ehk et see kvaliteedi kasvu ootus ja võib-olla siis tänane mitte rahulolu on see, miks me seda asja teeme. Infoturbe riskid alusteenustes saavad keskselt olema hallatud. Et siin kindlasti paljud mõtlevad, et okei, et te panete kõik munad ühte korvi, et miks te seda teete. Et see on palju hullem kui see, kui munad on eri korvis. Aga peab vaatama nende korvide sisu, et need paljud korvid ei ole enam korvid, vaid nad paistavad läbi, nad on juba roostetanud, mõned on võib-olla mingi tükk on ära kukkunud. Et kui me teeme ühe korrekse korvi, siis on see nagu oluliselt paremini hallatud kui see, kui asjad on pillapalla laiali. See nagu koristamisega, vaata, et kui sokkid on laiali, juba raske leida neid, aga kui see on kõik sahtis, on palju lihtsam. Tööjõu ja kompetentside siis suurem energia, ehk siis, et päris tihti on niimoodi, et meil on üle asutuste on väga häid inimesi, aga nad töötavad üksinda, nad on sellised nagu, üks mees teeb kõiki asju, et kui sa tood nad kokku keskele, siis sünergia tekib seal palju parem. Inimesed saavad jagada oma ideid ja sellest tekib nagu suurem väärtus. Tehnoloogilise võla, mitmekesisuse ja järk-järguline vähenemine, et see on ka üks minu jaoks mõttekoht, või nagu üks challenge, et meil ei pea olema nagu igast maailma brändist esindatus, et meil võiks olla nagu see tehnoloogiat niimoodi, et nad on nagu vähesuse printsiipi arvestades. See ei tähenda, et meil peab olema ainult üks tehnoloogia kasutuses, aga me peaks võtma suuna vähemalt sinna, et meil ei oleks kirju-mirju lasteaed. Ja jällegi see sama asi, et IT-üksuste fookus peaks olema avaliku teenuste arendamisel, tähendab siis, IT-majade ja IT-osakondade fookus peaks olema selles, et avalikke teenuseid arendada. Et see on see, milleks muuta siis toimivaid lahendusi. Mõtlesin seda veel, et ma teen oma slaidid niimoodi ära, et ma saan küsimused ja vastused ka võtta, et siis palun, et see ongi see hetk, et kui on mõtteid või ideid või kaasaaitamiseks vajalik sellised häid soovitusi, ma panin oma e-maili aadressi siia ka, et võtan kõik vastu, loen läbi, ei julge lubada, et kõikidele kohe tagasi vastan. Kohe juba nägin esimest kätt, väga positiivne, kiidan. Eri auhinna pärast välja andma. Tere, kas RIT kuidagi suhestub KOV-ide muredega ka? Mis on KOV-i mure? No ma arvan, et siin on teadjaid inimesi palju rohkem, mis on KOV-ide mured olnud ja miks nad ei ole senimaani saanud riigipilve nagu väga vabalt tulla kasutama. Ja me suhestume, et meie põhimäärus on niimoodi kirjutatud, et me KOV ei ole kuidagi välja jätnud. Ja teistpidi me räägime nende juristidega, et kas me saame teha sinna kuidagi lihtsustatud lähenemise või sealt
ütleme nüüd, et juristid uurivad seda taustamaad, et kuidas oleks seda lihtne teha, et seal on nagu erinevaid skeeme ja üks nendest skeemidest on see, et peab ilmselt riigihanke seadusesse erisuse tegema, aga see võtab aega, et seal on ka teisi nii-öelda konstruktsioone, mida praegu uuritakse. Et jah, töötame, aga ma ei julge lubada, et see nüüd kohe vastuse saab. Nii, siin ees on küsimus, kas me saame mikrofoni siia? Mikrofon minu käes juba. Kas selle riigipilve selle ülevõtmisel, kas see kolib füüsilist ka või jääb esialgu riksi? Kuidas see plaan on? Ei koli füüsiliselt midagi, et miks peaks? Suur maja, suur andmekeskus. Et meil ei ole, ega riigis riiti loomisega ei ole kuskil andmekeskust juurde tulnud, et ei ole renditud pind ega midagi, et see jääb ikka sinna, kus ta täna on, vähemalt esialgu. Nii, Priidul oli küsimus. Jaa, siin ees oli ka. Valve küsimus. Aitäh, mulle tegelikult meeldis su see aasta eesmärkide slaid, et see oli arusaadav küll, jah, isegi ministril, nagu sa ütlesid. Tegelikult ma küsiks... Igaks ma ütlen, see ei tähenda seda, et ministrid ei saa aru, lihtsalt nendel on nii palju asju, et sa pead nagu väga fookusesse lükkama, et oma teema läbi läheks, et see oleks selge. Priit ei julgenud öelda, isegi lõpuks sai tema aru. Jah, mina sain aru, okei. Aga ma küsin niipidi, et ütle siis ka, mida sa näed, et on need kõige suuremad riskid. Et selge, et seal plaanid on, eks ole, ja kõigi nende plaanide juures on, eksisteerivad ju mingid võimalused, et see ei teostu. Et mis need sinu hinnangul kõige suuremad riskikohad võiks olla? Siin läheb pikemalt nüüd. Neid on päris palju, neid riske on palju, et hästi klassikaliselt, eks ju, juhtimisrisk, see, et me ei halda ise seda ära, vaadates nagu enda juhtrühmal otsa näiteks, et see hakkab sealt rahastus, et kindlasti tekib kuskilt olukordasid, kus me saame aru, et okei, me plaanisime minna niimoodi, see on mingi täiesti uus eelarvevajadus, mida me täna ette näinud ei ole. Inimesed, et kuidas inimesed kaasa tulevad ja teistpidi, kuidas neid kaasa antakse, et see on ka üks hästi suur risk, et me küll mõtleme kõik riigimehelikult, eks, aga üsna palju me näeme seda, et tihti need paremad terad eraldatakse sõkaldest ja need terad tahetakse kuidagi endale taha tuppu panna peitu, et ma loodan, et see risk meil ei realiseeru, aga siin on nagu selliseid riske ikkagi on. Tere, Ivo Vaks Microsoftist, et selline küsimus, te korduvalt mainisite tehnoloogilist võlga, et kas te võiksite mainida, et mida te selle all mõtlete ja kuidas te seda nagu, millega siis võrdlete ja kui suurt võlga te endale lubate? Ja teine küsimus, et kliendina mul jäi mulje, et riigipilve puhul on siis valdavalt need riiklikud allasutused, aga kodanik kui klient, kas läheb ka tulevikus riigipilve alla või see on mõeldud siis, et need riigi allasutused seda poolt nagu ise arendavad? Ma usun, et Oliver on juba saalis, kes on MKM-i juriidika poole pealt oskab öelda, aga tänase plaani kohaselt riigipilv on ikkagi keskendub riigi asutustele. Saab teenuseid osta ka KOV-itselt ja mingi möönduse kohaselt ka ETO-d avalike teenuste pakkumiseks. Et tehnoloogilise võla kontekstis see on hästi mitmekesine, et on nii arvututööga seonduvalt näiteks Microsofti litsentsid, lõpetades 2024 või ka praegu ilmselt on kuskil serverid, mis on suppordi alt väljas. Et see skaala on suur, et kui sa küsid, kui suur see võlg on, ma ei tea, et ma tean seda, mis me oleme ära hinnanud eelmise aasta RESi taotluste pealt, see on päris suur. See on aastas üle 20 miljoni euro, mis puudutab ainult serveri baasteenuseid ja ATK-d. Et see on see kuskil suurusjärk, aga seal on ikka niimoodi, et kui sa lähed seda nii-öelda kaevama, kaardistama, siis sealt tekivad uued asjad, eks. Aga see ongi see mõte, et kui iga asutus küsib ise oma tehnoloogilise võlakatet, siis sa saad ühe summa. Kui sa küsid seda keskselt ja pakud seda sama teenust konsolideeritult, siis selle võla vajadus väheneb. Et see ongi see, nagu me ei ütle, et kui sa tood keskele kokku, et siis ei ole vaja tehnoloogilist võlga, aga kumulatiivselt on seda tulevikus vähem vaja.
Nii, meil on vahepeal ka online küsimusi, et kiidan, ma tegelikult olin mures, et kas online üldse töötab, et tänu sellele, et on küsijaid, ma saan näita, et töötab. Isegi üks like on pandud, nii et aitäh selle likeile ka, aga siin on selline küsimus. Kas RIT-i praegune organisatsiooniline struktuur ei lõika liiga teenuse tarbijat klienti ära teenuse pakkujast? Ehk on palju erinevaid osakondi, kes vastutavad mingi funktsiooni eest. See erineb üsna palju niinimetatud agiilsest raamistikest. Kuidas olete planeerinud tagasisidet klientidelt, et kliendi vajadustega oleks arvestatud? Sul on nii pikad küsimused. No ma lugesin 2 asja sealt välja ise praegu, et paranda, kui on vaja veel. Et kuidas me kliendid tagasisidet saame? Operatiivse tagasiside tuleb läbi pöördumiste, ehk siis nagu pöördumiste rahulolu hinnangu. Teine siis on see kasutajate nõukoda. Ehk siis kõikide kasutajate valitsemisalade esindajad on kasutajate nõukojas ja sealt me saame seda tagasisidet. Me hakkame seda korraldama perioodiliselt. See, kas me oleme liiga silodes struktuur, kui me oleme, siis me muudame seda struktuuri. Täna me endal tunne on, et stardihetkes me ei ole. Ja miks me ei ole, on sellepärast, et meil on arvutitöökohateenused on eraldi osakonnas ja siis server baastaristu teenused on teises osakonnas. Jah, meil on nagu toeosakonnad seal kõrval, aga tänase stardipunktis mulle tundub, et see on mõistlik. Seda agiilsuse poolt läheneks niimoodi, et ma usun, et ka minister on agiilne ja kui meil on vajadus põhimäärust muuta, siis on see tehtud. Et ma täna ei tunneta küll, et see oleks takistus. Meil oli siin Eesrias ka küsimus. Repliik ja siis küsimus. Agiilsuse teemal, nii palju küsimus, et mille osas me tahame agiilsed olla ja kuidas. Et kui me teeks sellise väga lihtsa võrdlus, et kas Eesti riik on nagu üks globaalne suurkorporatsioon ja 6 miljardit käivet, 20 000 töötajat, 1,1 miljon klienti, väga selgelt selleks, et seda äri mitmekülgselt ajada, andmed, teenused, see ei saa kolida ühte kohta kokku. Aga baasinfra, kui me võrdleme ennast mõne suurkorporatsiooniga, seal on päris palju rohkem konsolideerimist keskmiselt, kui meil hetkel on. See on arutelu kohta, aga nagu pigem ma nõustuks Ergoga, et just nendes küsimustes, mida me RIT-iga konsolideerime, on meil see pendel teises otsas, aga see kindlasti on koht, kus kui keegi tajub, et me hakkame minema nende asjade kallale, kus agiilsus peab olema äriomaniku käes, siis seda me kindlasti peame kuulama ja seal me peame hästi ettevaatlikud olema. Mul on sulle ka küsimus. Kuna kõik on küsinud pilve kohta, siis mina küsin töökoha teenuse kohta. Millal ma Maci saan? Ma kommenteerin lihtsalt seda sama agiilsuse teemat. Ma oskan ka kõrvale hoiduda juba poliitikasse pidema. Ehk siis, kui me räägime agiilsusest, siis agiilsus ju käib siin üleval avalike teenuste arendamise osas. Ma ei usu, et keegi tahab, et me oleme väga agiilsed serverite taristu tehnoloogiate vahetamise osas näiteks. Et see koht peaks olema see, kus on stabiilsus ja sellised tehnoloogilised valikud, suured kivid on paika pandud ministeeriumi näol näiteks. Või üle riigiliselt, siis me liigume selles suunas, eks. Maci, sa võid kohe osta, aga sa tahad minu käest teenusena või? Ma pean RIT-i töötajatega läbi arutama, et mina ja siis personalijuht, me lepime kokku, anname sulle vastuse. Ehk siis võtaks üle kõigepealt olemasolevad teenused ja siis jõuaks sinna, et kuidas neid teenuseid laiendada. Aga kuna aeg pressib peale, siis aitäh Ergole. Teeme väikse aplausi ka.